inimesele. Nii. Täna meil on kordamine ja me teeme seda tööd iseseisvalt töö number 6. See on sinu laua peal. Praegu näitan seda ekraanile ka. Kas ekraanil on näha? Jah. Hästi. Nüüd, nagu alati, meie töö algab sellest, et sa kirjutad üles kõigepealt oma nime suure algustähega ja kuupäeva. Mis kuupäev täna on? Mis kuupäev täna on? Kes ütleb meile, mis kuupäev täna on? Meile räägi. Täna on 8. aprill. Ja, täna on 8. aprill ja sina kirjutad 8 punktiga ja sõna aprill sa kirjutad sõnaga. Anita, ärka üles kuula palun. Nii, ja vaata, siin on 2 ülesannet. Esimene. Missugused laused ja pildid sobivad kokku? Kirjuta lause taha õige number. Ja tuletame meelde, meil oli õpikus 3 teksti. Siili keedupott. See oli minu õpikus. Siili keedupott. Sa võid kasutada õpikut. Kui sa unustasid, sa võid teha lahti ja lugeda veel kord seda teksti. Siili keedupott oli leheküljel, ma praegu siia kirjutan, et sa tuletad meelde, et suuremaks. Siili keedupott oli leheküljel 49. Siis teine jutt, mida sa lugesid õpetaja Darjaga, oli Pippi sünnipäev ja see tekst oli leheküljel 55. Ma panen siia kirju. Lehekülg 55. Ja kolmas jutt oli Sipsikust Anu sünnipäev. Ja see jutt oli leheküljel 53. Ja edasi sul tulevad laused nendest juttudest. Vaata, Siili keedupott number 1, Pippi sünnipäev number 2 ja Anu sünnipäev number 3. Sa loed lause ja mõtled, missuguse jutuga see sobib kokku. Mis jutust see lause on võetud. No näiteks esimene. See pilt sobiks Eno Raua raamatusse Sipsik. Kas see on number 1, number 2 või number 3? Evelina. Number 3. Ja sa kirjutad siia. Kolmas pilt, kirjutad 3 punktiga, et see on kolmas pilt. Ja nii edasi, sa loed kõik laused läbi ja mõtled, mis jutus see lause on võetud. Kas esimese ülesandega on kõik selge? Arina, vaata kaamerasse palun. Sa praegu ei kirjuta mitte midagi, keegi lapsed ei kirjuta, kõik kuulavad ja vaatavad.
Kas sul on küsimused? Kas sa said aru, kuidas teha ülesanne number 1? Siis, kui sa kirjutad siia kõik numbrid, mis jutust see lause võetud, siis sa värvid pildid ka. Selline on ülesanne number 1. Vaata ülesanne number 2 silmadega. Loeme. Kirjuta lünka puuduvad tähed. Ja enne, kui sa kirjutad, tuleta palun meelde seda reeglit, et nimi ja perekonnanimi kirjutame suure algustähega. Kõik koos. Nimi ja perekonnanimi kirjutame suure algustähega. Nii, ja siis loeme seda teksti. Ma teen suuremaks. Ülesanne number 2. Eno Raud on lastekirjanik. Mikrofonid lülita välja kõik. Eno, see on nimi, kirjutame suure algustähega. Raud, see on perekonnanimi, kirjutame edasi. Ta kirjutas toreda raamatu, kus on tegelasteks Sipsik. Kas Sipsik on nimi? Kuidas sa kirjutad Sipsikut? Suure algustähega Sipsik on nimi. Anu ja Mart. Anu on nimi. Mart on nimi. Ja need tähed peavad olema suured. Edasi. Pildid sellesse raamatusse joonistas kunstnik Edgar Valter. Kui sa vaatad leheküljel õpikus, leheküljel 53, siis seal üleval on tekst ja see kirjutatud Edgar Valter on selle raamatu kunstnik. Sa võid vaadata õpikus leheküljel 53. Seal on kirjutatud kunstniku nimi ja perekonnanimi. Edgar Valter. Edgar on nimi, Valter on perekonnanimi. Kirjutame suurte algustähtedega. Ja lõppu sa kirjutad reeglid. Ees- ja perekonnanimed kirjutame suure ja sõna algustähega on juba kirjutatud. Sa kirjutad kirjatähtedega siia sõna suure. Kas küsimusi selle kohta on? Ülesanne number 1 ja ülesanne number 2 on kõikidele selge. Tõsta käsi, kellel on küsimused? Ja värvipildid ka. Kui ülesanne 1 ja ülesanne 2 on tehtud, siis värvipildid. Praegu sa teed seda tööd ise, sest see on iseseisev töö. Ja tagasi Zoomi sa tuled kell 12. Pärast seda, kui sul on tehtud iseseisev töö, sul on väike vahetund, siis sa tantsid tantsurütmikas video järgi ja siis kell 12 sa tuled tagasi, paned lauale loodusõpetust. Kõik lapsed, tehke tööd, nägemiseni. Nägemiseni.